Aga suure aplausi saatel Timo Porval, palun! Hommikust, kui te ei ole mind näinud, siis mitte te ei ole elanud kuskil põõs all, vaid mina olen lihtsalt teinud kehva turundust. Ja olge täna ka minu ettekande osas hästi skeptilised, sellepärast et ma olen kaotanud ära juba vahepeal peale Rolandit pool publikut. Tugevamad ja paremad on siin, ehk siis ma ei ole osanud turundada ka enda ettekannet, sest muidu oleks palju rohkemad inimesed siin. Aga kõige tugevamad ja paremad on siin. Nii nagu Roland ütles, et tema ei teinud ettevalmistust, mina ikkagi higistasin oma slaididega, mõtlesin tükk aega, mida ma teile räägin. Jah? Kõva on liiga hääl. No, vaatame. Niimoodi on vähe parem. Sest minul on see kolmas variant, kui ma peaks seisma teie ees ilma slaidideta, siis see oleks surm läbi avaliku esinemise. Nii, aga täna jaguneb see ettekanne siis kaheks, ehk siis ongi, see mikker on niisugune sõber, on ärimudelite pool, ehk siis mida me oleme ise internetis teinud, kuidas on võimalik raha teenida, teine pool on, kuidas siis leida endale kliente, ehk siis kui teist täna on keegi, kes mõtleb oma selle ettevõtte peale, siis te kindlasti kasulikku infot saate. Aga meil on vaja enne paika panna üks lubadus, mis ma andsin. Kes nägi seda tutvustavat videot, kus ma lubasin ära tasuta joogi 1 käsi, 2 kätt? Ehk siis diil oli selline, et kui te tänasest ettekandest mitte midagi kasulikku ei saa, siis kaalal pärast tulete minu juurde ja küsite selle tasuta joogi, siis te olete raisanud ära. Ehk siis see diil kehtib ka nende jaoks nüüd, kes siis enne ei teadnud. Selline väike lubadus. Aga lähme teema juurde ja ärimudelid. Minu esimene raha internetist tuli aastal 2009. Selleks ajaks ma olin pusinud. Sa tahad ikkagi sättida seda mikrit, ole lahke. Nii, on vast parem. Selleks ajaks ma olin pusinud ettevõtlusega äkki 2,5 aastat tõsisemalt ja turundusega. Ja aasta oli 2009, kui me tõime siis välja Helmeste poe. Kui te küsite, miks ühed mehed hakkasid naistele müüma helmeid ja pärleid, siis sellest me võime õhtul galal rääkida. Aga see oli siis see, et me panime poe välja öösel. Ehk siis mis saab esinemise ajal valesti minna, 2 asja juba on läinud, on ju mikker, slaidid on kuhugi kadunud. Kui need slaidid tagasi saaks, oleks hästi ilus. Ja kui me selle poe välja tõime, siis oli see, et esimene ost tuli 15 minutit hiljem, kui see pood oli välja läinud. Täiesti võõralt inimeselt, et mu ema ei ostnud neid asju, vaid see oli täiesti võõras inimene. Ja võt sel hetkel mul oli see, et jess, on internetis võimalik raha teha, sest enne seda ma olin proovinud, ei olnud välja tulnud, küll olid mingid kurud rääkinud, et internetis on võimalik teenida. Mina seda ei teadnud. Sel hetkel oli see, et nii, see on võimalik ja sealt edasi tegelikult mulle enam tagasi pöördumist ei olegi olnud. Ja esimene mõte on see, et ja miks me varem ei olnud raha teeninud, oli see, et me tegelesime erinevates nišides, kus siis lihtsalt ei olnud raha. Ehk siis esimene õppetund, see kõlab lihtsalt nagu nii lihtsalt ja loogiliselt, aga minge sinna sektoritesse. Loomulikult teil võiks olla seal kirg ja mingi nagu tahe taga, aga minge sinna, kus päriselt raha on. Et kui teil on kirg teha, ma ei tea, mustkunsti videokursust, noh, ma võin öelda, et neid ei osteta, sellepärast, et üks selline toode meil kunagi oli. Et me suutsime müüa täpselt ühe toote, ma ei tea, kes see oli, saime sealt 25 krooni. Et sul võib kirg olla küll, aga sa pead olema ka seal, kus päriselt raha. Ja üks lihtsamaid viise on siis see, et sa hakkad tegelikult pakkuma erinevaid teenuseid. Sa hangid internetist endale kliente läbi digiturunduse ja jälle on need slaidid kuhugi meil kaotsi läinud, sest seal on nüüd hästi palju tarku bulleteid tuleb. Aga, ja tänapäeval on võimalik ka siis tegelikult internetis hankida nii kliente, kui ka teistpidi neid kliente täna teenindada. Ja seda tänu tegelikult COVIDile, et me kasutasime Zoomi ammu enne, kui võib-olla enamik eestlasi, sest tegime veebikoosolekuid ja pärast seda COVIDit tegelikult saadakse aru, et noh, ei pea näost näkku kokku saama, väga tore on, ja kui see paus on väga pikaks läinud, siis on seda eriti mõnus teha, aga see ei ole just kui kohustuslik. Ja milliseid teemasid siis, või milliseid teenuseid on, kus me näeme tegelikult, et on raha väga palju ja kus mul oleks ainult hea meel, kui tuleks ka teisi turundajaid juurde, ehk siis erinevad digiturunduse teenused. Sa võid teha SEO-d, mis on siis Search Engine Optimization, siis kuidas olla Google'is paremal positsioonil. Kui sa seda oskad väga hästi teha, siis ma luban, et sul ei ole mitte ühelgi päeval enam klientidest nagu puudus. Teine on see, et sa oskad teha Google'i reklaami, Facebooki reklaami või oled sotsmeedia haldur. Et need on kõik teemad, mida on tegelikult praegu väga-väga palju vaja. Kui sa oled väga hea tegija seal, siis tööpõld on lai. See on see, kui sa oskad hästi kirjutada, siis on jällegi sinu jaoks
väga palju kliente, sellepärast et sõnad on need, mis internetis endiselt väga-väga hästi müüvad ja inimesed viitsivad lugeda. Kui sa ehitad veebilehti, nii nagu meie Laviga ehitame, me oleme ehitanud neid üle 11 aasta ja kui me neid ehitama hakkasime, siis me mõtlesime, et turg on juba täis. Ja täna ka, ma arvan, et neid tegijaid on tuhandeid. See on nagu autosuunatuli, vahepeal käib sisse-välja. Neid tegijaid on tegelikult turul tuhandeid, aga kui sa teed jälle enda asja hästi, sa viitsid minna detailidesse rohkem sisse ja panna fookus sellele, et päriselt läbi nende veebilehtedega klientidele raha teenida, siis sul on nagu tööd jälle väga palju. Disain, kui sa oled väga hea disainer, jumala eest, hakka oma teenuseid pakkuma, aga jälle mõtle, mida sa saaksid konkurentides teha teisiti, mida saaks teha paremini. Kui sa oskad panna erinevaid strateegiaid paika, turundusstrateegiaid samamoodi kliente väga palju, erinevad konsultatsioonid, mis iganes valdkonnas, täna väga lihtne läbi Zoomi teha, mitte võib-olla nii lihtne kliente leida, aga sellest ma teises pooles räägin, et kuidas siis endale ka need kliendid saada, et neid kõik on lihtne alustada. Erinevad coachingu teenused, erinevad koolitused, mida sa võid teha, need võivad olla füüsilised, need võivad veebiülesed olla, need võivad webinarid olla, mis iganes formaat sinu jaoks kõige parem tundub, anna aga minna. Teenuse plussid on teenusäri, mis on see, et sul on väiksed kulud. Tegelikult sul on vaja ühte läpakat, okeid mikrid tänapäeval võiks olla hea veebikaamera, tegelikult saad juba teenuse püsti panna. Hästi kiire on alustada, siis sa ei pea, õppima väga kaua ja planeerima väga kaua, paned mingi veebilehe püsti, hakkad oma teenuseid pakkuma, lased reklaamid jooksma ja juba võiks sealt sul kedagi tulla. Hästi lihtne on testida, nii nagu Roland ütles väga õigesti, testi väikselt, et see ei ole äri, mida sa pead 2 aastat ette valmistama, mingid tehaseid püsti panema ja avastama siis, et keegi ei tahagi seda toodet või siis, kirjutama raamatut, trükkima seda 4000 tükki ja siis avastada, et tegelikult müüd ära võib-olla 100. Et see teenuse pluss on see, et lihtne testida. Sa saad raha kiirelt kätte, sul ei ole vaja erinevaid tarnijaid, sa teed teenuse ära, teed tund aega coachingut ära, esitad kohe arve ja kõik on väga hästi. Sul on vaja vähe vahendeid selle jaoks ja see sõltub siis tegelikult sinu teadmistest. Mida targem sa oled, sa parem teenusepakkuja sa üldjuhul oled siis. Mis on teenuse miinused? On see, et seda on raske skaleerida, ehk siis kui sa tahaksid jõuda laiemate inimesteni, siis sul on tihti inimesi juurde vaja, et see ei ole nii automaatne mugav, et kui sa müüd, tarkvara või online'is koolitusi, siis tegelikult sul ei ole vahet, kui palju sul kliente on, sinu ettevõtte süsteemid jäävad laias laastus. Samaks võib-olla natuke vaja klienditoe inimesi siis tegelikult juurde ainult. Miinus on see, et sa oled tavaliselt ise piduriks, sinu enda mõttelaad, ma olen ise iga kord, kui ma olen jõudnud järgmisele levelile, ma olen aru saanud, et ma olen ise seda levelit siis takistanud, sa kardad erinevaid asju, sa pelgad ja ka takistus võib olla see, et sa ei taha minna podcastidesse rääkima, sa ei taha astuda teiste inimeste, et seal oma teadmisi jagada on, et sa oled ise tihti selle teenuse piduriks. Hästi ebamugav on see, et kui sa puhkusele lähed ja tagasi tuled, siis pangakonto number ei ole tegelikult kasvanud, võib-olla on ta pigem vähenenud, on vaja mingid kulud ära maksta. Selle teenuse juures sa ei loo endale siis mitte mingit vara, et me oleme Lavid ehitanud kolleeg Henri Palmariga üle 10 aasta ja on see, et mul ei ole täna midagi müüa. Et kui sa tuled minu juurde, et kuule, ma ostaks Lavi ära, siis mida me müüme, need on teadmised meie peas, okei, meil on veebileht, meil on teatud bränd ehitatud, mul ei ole tegelikult sul ikkagi mitte midagi müüa. Okei, ma olen seda poolt püüdnud lahendada, me oleme kirjutanud kokku üle 200 lehe juhendit, SOP, Standard Operating Procedures, kuidas meie veebi teeme, aga laias laastus, ega see väga müüdav kaup ei ole, ehk siis kui ma sellest ärist välja tahan minna, siis mul ei ole seda tegelikult mitte kuhugi müüa, see on tegelikult suur miinus. Ja siis ongi see, et sa saad kasvada peamiselt selle pealt, et siis inimesi endale juurde palgata, me Hendriga kunagi proovisime, me olime 6, nägime, et see mudel meie jaoks selline ei ole, et me täna olemegi 2, meil on erinevad partnerid ja läbi erinevate partnerite meil on võib-olla 15-pealine tiim, aga meile enda meeskonnas on 2 inimest, me naeramegi, et see on mees ja koer, Hendri on mees ja mina olen see koera pool. Ja mure on teenuse puhul see, et kuna sinna on nii lihtne siseneda, siis on seal hästi palju ka turul tegelikult solkijaid, kes mõtlevad, et nemad müüvad 60 eurot tunnist, ma hakkan 30 müüma. Ja inimesed harjuvad selle 30 ära ja lõpuks on see võidujooks põhja, mis ei tee kellelegi head. Sa pead turundusega ehitama ja tõestama kogu aeg seda, et miks sinu teenus on, näiteks meie puhul me müüme veebi 10 000 euroga, kui näiteks TTÜs on mingid, või TalTechis on mingid alustavad koodikirjutajad, kes siis müüvad veebilehti võib-olla paarisaja euroga. Nii et minu ülesanne turundaja ettevõtjana on selgeks teha, miks minu teenus siis nii palju maksab. Timo, Jaa.
Kuidas sulle parem on, kas küsime lõpus küsimusi või kohe jooksvalt? Nii kui käsi tõuseb, jaa, küsige jooksvalt, hea meelega selgitan, sest mina olen teie jaoks olemas, et ma ei pea neid ette vuristama. Kuidas te ise kõige paremini tunnete? Kas on kellelgi hetkel mõni küsimus? Kui See teenuse osa kohta just näiteks. Minul on kohe küsimus. Kas sa julged öelda või kas üldse tasub öelda, kes on solkija läbi sinu pika kogemuse? Kes pakub kliendile teenust, mis ei too kliendile päriselt siis mingit tulemust, ehk siis ta võtab vähe raha ja seeläbi ta ei ole ise ka jätkusuutlik, ehk siis ma hakkan mingit teenust tegema, ma küsin näiteks odavat raha ja siis ma poole pealt saan aru tegelikult, et ma ei ole võimeline seda pakkuma ja siis klient on juba mingi osa raha ära raisanud ja siis ta peab hakkama otsast peale tegelikult pihta. See võib-olla on see nii-öelda turusolki, et mitte kuidagi kedagi halvustavalt, et me ise hakkasime samamoodi tegelikult tegelema. Me esimese veebi eest me küsisime 120 eurot, ehk siis 2000 krooni, ma võin ausalt öelda käsi südamel, et see odav hind vastas sellele ülikehvale kvaliteedile, mis me tegime. Lihtsalt me õppisime kogu aeg edasi, et me oleme ise samamoodi seal solkijate juures olnud. Teine ärimudel, nii-öelda veebiülene, mis on see, et Amazonis on siis 2 poolt, kuidas sa saad raha teenida. Üks on see, et sa suunad siis Amazoni inimesi, et sul on selline populaarne blogi, see võiks olla tõenäoliselt USA või UK turule või Austraalia turule suunatud, ingliskeelsed turud on lihtsalt suuremad ja kui sul on selline blogisse tuleb palju inimesi, siis sa saad läbi nende linkide, mis sul seal blogis on, suunata inimesi Amazoni. Ja kui Amazonis siis inimesed ostavad, siis 24 tunni jooksul, siis sa saad sealt komisjoni tasu. Need protsendid on seal 3–10%, sõltub kui vana tegija sa oled ja sõltub, milline see sektor on. Et meil on näiteks üks selline äri, see on võetud täpselt see sama screenshot meie enda ärist, veebilehest, kus siis Henri Palmar ja Karl Kangur toimetavad sellega igapäevaselt. Mina olen seal rohkem selline kaaselaja rollis, et küsin, kuidas läheb, mis vahepeal toimunud on, annan mõned mõtted ka juurde, aga jällegi, selle mõte on siis see, et sa põhimõtteliselt Amazoni müüd siis inimesi, Amazoni müüd siis trafficut, ehk siis inimvoogu. Ja ma täna võtsin mõned numbrid ka teile välja, ma ei ole kunagi neid avalikult jaganud ja selle mõte ei ole see, et see oleks kuidagi kiitlemiseks, vaid see, et ma päriselt näitaks, mis selles äris toimib, mis mitte, et mõned nendest numbritest ei olegi võib-olla nagu kiitlemist kuidagi väärt. Ja kui ma võtsin siis viimase aasta perioodi, see on siis Google Analyticsi väljavõte, kui teil on olemas veebileht, veepood, siis see Google Analytics teil kindlasti peaks küljes olema, sest te sealt näete väga täpselt, mida inimesed teie veebilehel teevad, kaua nad seal on, kuhu nad edasi liiguvad ja sealt on siis võimalik ka kanalite kaupa näha, kust kohast inimesed sinu veebilehele jõuavad, ehk siis suurepärane tasuta tööriist analüüsimaks siis lõpuks oma seda turunduse tulu-kulu poolt, ehk siis kuhu sa raha kulutad ja kui palju kuskilt kanalist siis tegelikult raha tagasi tuleb. Ja see Amazoni projekt on meil ehitatud puhtalt selle peale, et meie artiklid tuleksid siis Google'is väga hästi välja. Ja Google Organics siis seda näitabki, et inimesed on Google'ist sooritanud mingi otsingu, näiteks kõige paremad, rauasaed, kui meie leht tuleb sealt välja, meie blogis inimesed tulevad lugema ja siis me nendes artiklites soovitame inimestele, et näed, Amazonis on need tooted, mida sa võiksid siis tahta osta või mis on meie meelest paremad. Ja see on toonud siis meile 254 000 inimest ja millest siis 100 000 inimest on teinud kliki Amazoni suunas. Ja mis see tähendab siis rahalistes numbrites? Eelmise aasta väljavõte on siis see, et me aitasime Amazoni müüjatel müüa kaupa peaaegu $1 000 000 eest. 10 000 jäi puudu, me olime natukene õnnetud, teisalt tegelikult väga ilus number. Loomulikult see nagu $1 000 000 ei olnud meie raha. Meie, mis me saime sealt vahenduse pealt, oli siis $31 793. Ja kõik see raha, mis me täna sealt teenime, tegelikult läheb sinna projekti tagasi. Ja see ongi see, et sa kogu aeg lood uut sisu peale, sa ehitad enda selle blogi suunas link, et Google'is siis võimalikult hästi välja tulla. Teine pool on see, et kuidas Amazonis raha teenida on, et sul on olemas Amazonis tooted müügil. Kas sa toodad neid siit Eesti tootmises ise, tarnid Amazoni lattu, seal on ka see variant, et Amazonis tuleb tellimus, sa tarnid enda laost, või kolmas on see, et sa kuskilt Alibabast või India või Hiina kuskilt või kust iganes tootjatelt siis kauba tellid, see jõuab Amazoni lattu ja sinu ülesanne on neid siis müüa. Nii nagu iga selle ärimudeli juures, ega lihtsalt raha tegelikult enam kuskil täna järgi ei ole, et
Et selle puhul ka, et loomulikult te võib-olla olete näinud, Eestis on 2 suuremat siis Exitit olnud, ehk siis Amazoni ärid on maha müüdud. Alvar Räägel, kes on selle pildi peal tegelikult päris väsinud näoga ja mul on teda au isiklikult tunda, siis kui ma ühes pulmalauas temaga kõrvuti istusin, siis ma küsisin ka, et no kuidas Amazoni äri siis on, siis noh, Timo, lõppematu probleemide lahendamine, ehk siis see ei ole jälle lihtne raha ja see oli ütleme niimoodi, et tal mõned kuud enne, kui ta selle äri maha müüs, oli tal tegelikult ka selline, et ei tea, kas peaks üldse kinni panema, et see ei ole väga lihtne ja stabiilne äri, et kes arvab jah, et hakkan mingit kaupa Amazonis müüma, et see on väga, väga lihtne ja kiire, siis tegelikult ei ole. Mis ei tähenda, et sellega ei oleks võimalik teha, on ju miljoneid eurosid. Ja teine härra, keda mul on rõõm ja au tunda, on siis Mihkel Moosel, kes siis hiljuti müüs Alvaris siis suurema summaga selle maha, et täpselt numbrit ta öelda ei saa, aga ma pakun, et see on niisugune 3 kuni 3,5 miljonit eurot. Ja kui keegi mõtleb, et vot Amazon on just see platvorm, kus on väga palju kliente, ta tahaks enda toodet seal proovida müüa, siis enne kui te isegi väikselt hakkate testima, mida ma soovitan kuulata, ma olen ise algataja sellisel podcastil nagu Ekspordime ja Mihkel Moosel annab seal nagu väga-väga palju häid teadmisi ära, et siis enne, kui te hakkate testima, võtke see podcast ette ja kuulake lihtsalt ära, saate väga hea pildi ette, kui lihtne või raske on siis Amazonis tegelikult tooteid müüa. Järgmine mudel on siis see, et sa paned püsti oma e-poe, et see e-kaubandus võtab meil siit järjest hoogu juurde, järjest rohkem tekib e-poodnikke, sellepärast et ka e-poe platvormid tegelikult täna muutunud üsna lihtsaks, kuidas oma e-pood püsti panna. Ka tooteideid tavaliselt inimestel on, mille taha tavaliselt e-poe edu jääb, on siis see, et kliente ei leita. Et meie juurde on ka tuldud väga paljud e-poodidega, et mul on kõik siin olemas, aga ei tööta. Ja siis mida me tavaliselt teeme, mis see tähendab, et ei tööta, on see, et me küsime, et palun anna oma Google Analytics, need numbrid, millest ma ka enne näitasin, see tööriist näitab tavaliselt ära seda, et seal poes lihtsalt ei käi täna inimesi. Et sellepärast ma ka pärast räägin, kuidas neid siis kliente leida, kus kohast neid siis hankida. Jaa, küsi. Jah, Mikris see siis on online'is ka olemas. Tervist. Tere. Tegemist on siis minu imevahva e-poega. Ütleme, et niimoodi, et esimese 5 aasta jooksul tegime äkki 4 müüki sealt. Viimase 2 aasta jooksul on juba palju parem läinud, oleme juba müünud veel 4. Väga hea, see on väga korralik kasv. Absoluutselt, ja. Statistika on ülihea. Super. Aga tegemist on niši asjaga, voogu on, sisse tulevad inimesed, käivad isegi konkurendid üle maailma, on näha, kes seal käivad ja toimetavad, ikka ei osta. Võiks rohkem olla, kui ma näen, et seal käib isegi mõni kuu, isegi äkki kui 1000 inimest, nad ei tea, mida teed osta. Selles on kõige suurem probleem. Et nad ei tea, millist kaupa valida. Tegemist on ülisuure niši, või ütleme, sihukese niši asjaga, et seal on vaja tegelikult, et keegi kogu aeg oleks seal see väike aknakene, kes ütleb, et ma tulen nüüd aitan. Niipea, kui ma selle akna võtsin kasutusele, siis inimene kaob ära hoopis. Ta ei julge muga suhelda selle aknas. Et tavaliselt selle põhjus on see, et nad ei usalda või nad ei tea sind piisavalt, et üks asi, mida teha on kindlasti, hankida kliendi tagasisidet on mul hästi lihtne öelda, sest sul on tegelikult 8 müük, et saaks nendest siis äkki 2. Teine asi on see, et ma ei tea, kas teil on enda meeskonna pildid, sinu pilt seal tegelikult taga kontakti all väljas olemas, et mida avalikum ja läbipaistvam see internetis oled, seda rohkem inimesed sind tegelikult usaldavad, rääkida see lugu, miks sa seda tegelikult teed. Ja seesama nagu harimise pool on ülioluline, ehk siis artiklid tegelikult e-poodi, rääkimas nendest toodetest, ma ei tea isegi, mis tooted need sul täna on, aga harida klienti, rääkida, aidata, olla talle kasulik, et see on see võti, kus ta hakkab usaldama, sest täna see mure ongi see, et inimesed tulevad, nad kas ei tea, mida valida või nad ei usalda, et sinu mure ei ole isegi see, et inimesi ei käi lehel, nad käivad lehel, aga nende jaoks kas see hind on vale, kas see pakkumine on vale, ehk siis tegelikult ideaalis tuleks ka panna sinna mingi pop-up, ehk kui inimene hakkab lehelt ära minema, tuleb see pop-up ja mis küsib, et mis siit poest nagu täna puudu või valesti oli, et sa seda ostu ei sooritanud. Saada sealt siis aru. Teine soovitus, mida kindlasti võiks teha, on see, et mõelda, kes see sinu ideaalne klient on, keda sa tahaks saada, selline potentsiaalne, ja teha temaga siis päriselt intervjuud, kui see on ka Eesti klient, saada ta ka kokku, päriselt saada kokku kuskil kohvikus ja küsida, näidata talle poodi, mis siit sinu arust hästi on, mis siit halvasti on, mis siit puudu on, kas sa sooritaks ostu, kui ütleks ja, siis ütle, et palun sooritas osta ära, maksa mulle raha ära, siis ma tegelikult ei tea, et see, kui ta päriselt raha välja käib, see näitab, et kui tõest ka juttu ta räägib. Siis sa oled täna sellises ärimudeli otsimise kohas tegelikult, et sa peaksidki rääkima klientidega, saada aru, mis valesti on, sest sina ja mina võime väga targad olla, aga need on ikkagi enne hüpoteesid, kuni me ei saa aru ja lõpuks ei räägi selle lõppkliendiga. Okei, ma toon lihtsa näite sihukese asja, et palju sa oled huvitunud ise konkreetselt sellest kütusest, mida sa paned oma autosse?
sa käid seda võib-olla nädalas korra, paned sisse, nägemist sa unustad ära. Jaa. Esimene paak täis nägemist. Ma arvan, et minu toode on nende jaoks täpselt samasugune, ta on niisugune nišš, mida on hullult vaja, aga ta võtab esimesest kohast ja ta ei topi selle sisse. No ja kui ta saab vale asja, no siis seekord oli niimoodi. Aga siis on see hästi harimise teema, et JCI-s peaks olema üks selline liige nagu Jürgen Riim, või kas keegi teab Jürgenit? Vot, Jürgen Riim hakkas parandama ja hooldama automaatkäigukaste ja turul oli, kui ta sinna tuli, ma mäletan väga hästi seda hetke, Jürgen oli minu 26. sünnipäeval, ehk siis see on peaaegu 10 aastat tagasi, kus ta rääkis, et ma ei tea, kas peaks hakkama turul sellist asja tegema ja mure oli täpselt sama. Keegi isegi ei teadnud, et automaatkäiguasti on vaja hooldada, sest autotootjad on öelnud seda, et automaatkäiguasti õli on eluaegne. Jah, ongi seni, kuni see laiali lendab, on ju. Aga kui vahetada, siis see auto sõidaks tegelikult on ju kauem. Ja me hakkasime samamoodi koos siis temaga tegelikult turgu harima. Ta on tänaseks oleme koos kirjutanud temaga üle 40 kasuliku artikli. Inimesed päriselt need veebist loevad. Siis sul on vaja see turu harimise töö ära teha, mis on nagu tegelikult pagana raske, mis võtab aega, mis võtab tahtmist, et ta saaks aru, et tegelikult ma peaksin sellest teemast hoolima. Et ma ütlen alati, see on turundaja tegemata töö, kui klient sellest poolest ei hooli või ta ei tea, et siis jah, seda poolt peaks tegema ja see ei ole lihtne. Ma ei tea, kui see aitas sind kuidagi edasi. Jah, läks motivatsioon madalamaks. Et kui Roland motiveeris, siis mina püüan mitte demotiveerida, aga anda sellest päris elust nii hea pilt ette sellest valdkonnast, kui ma vähegi oskan teile. Ehk siis e-pood, üsna lihtne püsti panna, kaubad üles müüki on ju, aga täpselt nagu see näide oli, asjad võivad nagu müügil olla, aga see ei tähenda, et kliendid ostavad. Dropshipping on siis selline ärimudel, mida mul üks sõber viljeleb, neil läks väga hästi kuni Covidini ja tegelikult dropshippingu trend üldse hakkab langema ja see on siis see, et sul on e-pood, aga sul ei ole enda ladu. Tellimus läheb otse kuhugi Hiina lattu ja siis klient saab sealt 3 või 4 nädala pärast oma kauba kätte ja see on see täna siis ka peamine mure, miks see dropshipping langeb, sest kes viitsib oodata oma kaupa 3-4 nädalat, tõstke käsi? Osad viitsivad, see peab ikka väga hea kaup olema või siis väga hea diiliga. Aga järjest rohkem, Amazon tuleb turule, Mihkel Moosel ütles Ekspordime podcastis, et tema arvu, et on umbes 5 aastat, Amazon on Amazon Prime'iga siin turul, eks me harjume saama kaupa varsti nagu samal päeval, nii nagu UK-s või kuskil USA-s saad. See muudab selle dropshippingu ärimudeli keerulisemaks. Selle muidugi võlu on see, et sul ei ole jälle vaja peale läpaka ja natuke teadmist ja tegelikult mitte midagi muud ja kolleeg Henri tõestas seda väga hästi, ta ütles, et mul üks nädalavahetus ei olnud midagi teha, panin püsti, vaatasin YouTube'ist ära mõned tasuta dropshippingu videod, panin poe Shopify peale püsti ja leidis ühe Hiina tootja ja tooteks, mida ta siis proovis müüa, oli kassi küüne kraapimise pulgad, ehk siis täiesti selline nagu sürtoode. 48 tundi ideest, kuni esimene kassi küünte kraapimise pulk oli siis tegelikult ära müüdud. Võimalik. Aga siis ta vaatas, et see on ikka niisugune teema, et jääme oma teenuse juurde ja ärme sellest asjast hakka kasvatama äri, sest see on jälle omaette maailm, kuhu on vaja tegelikult siis sisse minna. Aga sõber, kes sellega tegeleb, täitsa ilusti lükkas 100 000 eurosid sellega taskusse. Järgmine on see, et erinevad internetiturunduse tööriistad on ja üleüldse erinevaid tööriistu, ma ei tea, ka Pipedrive, GetResponse, millega näiteks e-maile välja saata, et neid tööriist on palju ja tavaliselt seal tööriist, mitte tavaliselt, vaid osades kordades on seal tööriistadel juures see, et kui sa soovitad tööriista kellelegi edasi ja see inimene võtab selle kasutusele, siis sa hakkad saama siis komisjoni ja heal juhul on see, et see komisjon jääb siis kestma nii kauaks, kuni see inimene selle tööriista kasutab. Üks tööriist, mida meie promonud oleme, on siis GetResponse, üks e-mailide saatmise tööriist. Täna ma enam seda ei soovita, ma ütlen, et kasutage ConvertKitti, kui on vaja paljudele inimestele e-maile välja saata, siis tööriist on lihtsalt oma olemuselt palju mugavam. Aga neil on siis selline programm, et kas sa saad ühekordselt $100 iga kliendi pealt või siis 33% seni, kuni klient siis seda kasutab. Ja me hakkasime seda soovitama 8 aastat või 9 aastat tagasi ja võtsin just, kui ma neid slaide tegin üleeile, võtsin selle väljavõtte, et me oleme siis tänu sellele teeninud 9788 eurot. Võin öelda, see on üks minu lihtsamaid rahasid nagu üldse. Inimene kasutab, ta sai hea asja, sa soovitasid talle turundana, andsid head nõu ja ma ei pea mitte midagi tegema, et täna selle raha eest iga kuu tuleb umbes 100 eurot, saab siis Amazonist raamatuid osta, et see ei too toit või pane mulle lauale, väga lihtne raha. Et on palju siis selliseid
ärisid, kes siis elatuvadki selle pealt, neil on siis suur auditoorium, kes neid kuulab, nad soovitavad erinevaid tööriistu ja saavad sealt siis komisjoni. Et on olemas selline podcast, mis mul kohe meenub, kui see valdkond huvitab, on Hustle and Flowchart, selline podcast, kus on väga palju siis erinevaid turundusinimesi käib läbi ja need mehed teenivad siis selle pealt, et nad soovitavad siis erinevaid tööriistu. Teine on see, et sa võid tegeleda soovitusturundusega, ehk siis näiteks, kui sul on ise endal teenusäri, sa saad klientide päringuid ja sa ise neid klientide päringuid kas ei saa teenindada või ei taha teenindada, siis sa võid teha mõne teise teenusepakkujaga siis diili, et iga kord, kui see klient tema käest siis ostab, saad mingi protsendi. Et meil tuleb ka näiteks e-poodide päringuid, me ise Laviga e-poode ei tee ja me suuname need edasi partnerite juurde ja sealt saame siis oma komisjoniks. Siis ka see on tegelikult hästi lihtne ja mõnus raha, kuna need kliendid niikuinii tulevad. Tegelikult ei ole ilus jätta nad ka siis öelda, et ma ei saa aidata, sa saad aidata, sa tead kontakte, kes hästi teevad, loomulikult see soovitus peab olema väga-väga hea. Ja kui sa seda teed, siis sa oledki nende jaoks müügikanal, nemad ei pea siis investeerimise turundusse, vaid maksavad siis selle raha parem sulle. Tulemuste peale töö, ehk siis kui sa oskad enda valdkonda väga hästi, sa oled väga hea kirjutaja, väga hea copywriter, meie puhul me arvame, et me oskame üsna hästi teha veebilehti, siis sa võid mõne ettevõttega leppida kokku selle, et sa teed tööd tulemuste peale. Et siin taga on tender.ee, üks palkmajade tootmisettevõte, kellega me tegime siis diili, me läksime müüma sinna veebilehte neile, mu vastas istusid mehed, kes tegid mulle lihtsalt niimoodi terve selle kohtumise. Nad lihtsalt ei uskunud, et on võimalik, ütles ka, et no Timo, kuidas veebi kaudu on võimalik siis palkmaju täna müüa. Aga me nägime, et nende tootmine, olime koos Hendriga seal kohtumisel, nägime, et nende tootmine on lihtsalt nagu nii äge, need asjad, mida nad teevad, nad on ülitublid, tehases lihtsalt pole piisavalt tellimusi, ütlesime, et okei, me pakume sellist diili, me teeme ise veebilehe, teeme sinna veebilehele koos teiega siis sisu, teeme korralikud pildid, me ise turundame seda ja te maksate meile siis teatud protsendid, mis oli 3% iga müüdud maja pealt. See oli 3% siis käibest. Jumala eest, teeme ära. Ja niimoodi müüsime siis 5 aastat neile maju, panime veebi püsti. 6 kuud hiljem, peale seda, kui me veebi olime püsti pannud, oli meil 4 miljoni euro eest uusi päringuid, mitte siis uusi diile, aga uusi päringuid, sealt osa läks muidugi lukku ka. Ja siis, kui me järgmine kord seal tehases käisime, siis nüüd tundub, et te mehed teate, mida te teete. Aga loomulikult selle ühe eduloo juurde käib ka 4 mitte nii edukat lugu, 1 tuli 0 ja 3 tulid miinust, kus me samamoodi hakkasime siis proovima müüa kliendi kaupa, aga ma võin öelda, et see 1 edulugu maksis kõik need teised vead kinni ja teenis peale kasumit. Ehk siis, kui sa oled oma tootes või teenuses nii kindel, sa ei pea piirduma ainult sellega, et sa mõtled, et ma küsin ainult teenuse eest raha, vaid tee päriselt tulemuste peale mingi kokkuleppe. Eriti kui sinu võimuses on neid tulemusi, siis on ju tuua. Ja siin on ka, loovus on tegelikult väga lai, et kõik tootmisettevõtted, kui sa tunned, et sa suudaks neile aidata klienti juurde hankida, ma tahaks näha tootmisettevõtted, kes ütleb, et sa tood mulle nagu uue kliendi ja sa saad sellest mingi protsendi, mis on ka talle sobiv ja oluline, kes ütleb sulle ei. Pigem neid ei ole. Pigem on see, et selliseid pakkujaid ei ole turul. Et kui ma kunagi sellest esimest korda Priit Kallasega Äripäeva podcastis rääkisime, pärast seda hakkas mul tulema kõnesid, et kuule Timo, et teeme tulemuste peale töid. Ja üks soomlane tuli ja ütles, et mul on 20 ettevõtet, et kuule äkki teeme. Aga too hetk me juurde enam midagi ei võtnud, sest me tegelesime selle projektiga. Ja täna, mida me teeme, on see, et me isegi ei tee tulemuste peale, vaid me lähme ise siis osanikuna ärisse sisse. Et kui sul on mingi väga vajalik oskus, näiteks turundus- või müügioskus, siis sa saad ettevõtte osanikuks samamoodi selle pärast ainult tänu sellele. Sa võid siis müüa internetis kas siis virtuaalseid või päris koolitusi, et siin on üks koroona aja laps näha, turunduslabor, kui 18 või 19 märts, millal meil see eriolukord pihta hakkas, siin, mitte nüüd see kevad, vaid eelmine on ju, siis ma nägin, et kõik saalikoolitused, mis ma olin planeerinud kevadel teha, mida ei olnud palju, et ma 4 tükki, ma mõtlesin, et okei, koolitusi on inimestel ikkagi vaja, koroonaaeg on eriti olulised need digiturunduse teadmised, sest päriselt inimesed enam poes ei käi, on ju. Ja mõtlesin, et olgu, teeme siis üks asja nagu turunduslabor, rääkisin sellest mõttest Henrile. Henri on alati mõtete osas hästi tagasihoidlik ja ta ütles selle peale okei. See tähendab 10 palli skaalal tugev 9, et see on väga hea idee. Läksime sellega edasi, leidsin sinna juurde partnerid
ja nägin, et turul on neid teadmisi vaja, ma olin ise valmis, et astuma siis inimeste ette, et ma vahepeal olen üldse sotsiaalmeediast eemal, tegelesingi tulemuste peale töödega ja mõtlesin, et okei, ma olen valmis uuesti inimeste ette astuma ja sellist kogukonda siis nagu turunduslabor vedama. Ja siin on siis reaalsed numbrid, mida ma tõesti mitte kunagi kusagil varem näidanud ei ole. Ehk siis me oleme teeninud ja me tõime selle turunduslabori turule november 16, ehk siis varsti me saame aastaseks. Ja me oleme siis teinud 104 000 eurot sellega. Iga kuu läheb ära 5,7% inimestest. See on väga okei number, sest inimesed ikka tulevad entusiasmi pealt. Ühel hetkel nad näevad, nad ei jõua või ei taha õppida või see ammendab, nad lähevad ära. Ja me oleme saanud siis sellist 557 kuutasu põhist klienti, täna aktiivseid on siis suts alla siis 300. Et on võimalik 24 tunniga asju ümber keerata küll, ümber mõtestada ja katsetada mingit uut ärimudelit. Aga samamoodi nagu Roland ütles, ma tundsin ka, et ma olen selleks hetkeks valmistanud ennast ette 10 aastat, et eelmise kriisiaeg, ma paraku olin kaitseväes, see läks mööda, sest alati kriisis jube head võimalused ja kui seekord jama pihta hakkas, mul oli nii, et jess, ma veel ei tea, kus need on, aga kuskil need on olemas ja tegelikult ei kulunud väga palju, kui ma siis selle välja mõtlesin. Kui keegi arvab, et lihtne raha, 100 000 eurot, siis tegelikult on see, et selle jaoks, et sellist asja käima lükata, on siis, olen pannud sisse siis 811 tundi, 7 veel. Siis üks asi veel, mis on hästi oluline, mida ma soovitan kõikidel ettevõtjatel, turundajatel ja inimestel teha, on see, et mõõtke päriselt oma aega. Mina kasutan selleks Togglit, täiesti tasuta veebistopper ja sa näed, millistele projektidele, millistele klientidele päriselt, kui palju sul aega läheb. Kas keegi siit kasutab Togglit? Yes, turunduslabori inimesed on osad, väga tublid. Ma küsin, mitu tundi efektiivset töötundide kuus kätte saate endalt? Õigake julgelt koha pealt. Vähe, aus vastus. Teised, kes kasutavad, mitu efektiivset töötundidel kuskil Togglis vaja mõõtmistööristas on umbes? Ei taha keegi öelda. Mina saan keskmiselt kätte 100 töötundi endast. Kui on palju koolitusi, kui on palju stuudios olemist, rohkem, aga kui ma olen arvuti tagas 100 töötundi ja selle pealt on väga hea hinnata üldse, kas teie ärimudelid on õiged, kas see klient, kes teile annab selle tunnitasu, kas see tunnitasu on tegelikult teile õige ja see, kui te mõõdate oma aega, siis hakkate leidma ka erinevaid kohti, mida siis optimeerida, mida efektiivsemaks teha, milliseid kliente lahti lasta, nii et jälle sellest tööriistast ma võiks omakorda lihtsalt 45 minti rääkida, et jätke lihtsalt meelde, toggle.com, väga ebameeldiv tööriist, saad aru, kui laisk sa oled, ma saan iga kord aru, aga see aitab sulle efektiivsemaks saada ja see on tõesti üks tööriistadest. Kui ta küsiks, mis on üks tööriist, mis on minu äri kõige rohkem aidanud, siis on see Toggle. Ja Toggle ei maksa mulle soovitust turunduse pealt raha, ma ei ole nendega seda diili teinud, aga see on lihtsalt nii asi. Nii. Kui sul on hästi populaarne blogi, sa võid sinna müüa siis reklaami, kui te vahel näete, loete kuskil, tavaliselt on see ingliskeelsetel blogidel, ka Eesti uudiste saitidel on need reklaamid tekkinud, siis te näete, et seal on Google'i reklaamidel on tavaliselt selline sinine X-ike ja selline play-nupp kirjas ja kui te külastate mingeid näiteks lehti ja need reklaamid jälitavad, siis samamoodi see leht, kes teile neid reklaame kuvab, saab siis iga kliki pealt raha. Ja sellega ka nii mõnedki sõbrad teenivad üle 1000 või 2000 euro kuus siis raha. Küsimus on lihtsalt selles, kas sul on see publik, kas sul on need inimesed, kes sinu blogi loevad ja jälgivad. Sa võid saada Eesti järgmiseks suunamudijaks, ehk siis sul on olemas mingid inimesed, kes sind jälgivad, kuulavad ja siis need suunamudijad teevad siis koostööd erinevate ettevõtetega, promovad siis nende asju, et tegelikult on põhimõtteliselt tegu soovitus turundusega. Et siin on lihtsalt näide üks tuntud Eesti influencer, Raha Kratt, tema teeb ka, viimane kord tegi ta siis ühe aktsiaturgudel oleva müüaga siis diili, et ta sai 1000 euro eest või 10 000 euro eest siis võimalust, et kuhu ta siis investeerib IPO-desse ja siis tema siis reklaamis vastu. Et ma ei tea, kui keegi teist on siin Raha Kratt, võib-olla tahab kommenteerida seda, et kas see oli hea diil või mitte. Tõenäoliselt maski maha ei võeta. Nii, need on siis sellised ärimudelid. Ma küsingi siin kohal, et kas teil on küsimusi või mõtteid seoses nende ärimudelitega? Jaa. Küsimus siis siukene, et sa panid üles koolitused, asjad. Just. Kuidas moodi sa saad aru, või küsin otse välja, et kes on sinu klient seal? Sinu, kõige parem klient, keda sa konkreetselt püüad sellega taga ajada?
On see nüüd eraisik, on see nüüd firma, on see mingi grupp, kes müüb seda teenust sealt lõppkokkuvõttes edasi, kes... Minul on ikkagi turundaja ettevõtja, kes tahab ise turundusest rohkem aru saada ja turunduslabori lubadus on see, et ma õpetan sulle asju, mis aitab rohkem kliente saada. Siin täpselt eksis turundaja ettevõtja, kes neid asju ise päriselt teeb. Seal on ka teisi gruppe, seal on inimesi, kes näiteks täna üldse alustavad ja mõtlevad, et äkki see turundusvaldkond on valdkond, kus ma tahaks tööd teha ja ta õpib seal uut ametit. Seal on samamoodi ka agentuure, kes tegelikult teevad veebilehti ja ma ei ole kellelegi seda uust kinni pannud, olengi öelnud, ma jagan kõik oma paremad teadmised seal ära, mida targem on turg, seda targem ma pean lõpuks ka ise olema ja see on mulle niisugune hea surve. Seal on ka agentuure, kes pakuvad seda teenust edasi ja kes on väga rahul, et selline asi nagu turunduslabor on, nad saavad oma klientidele pakkuda paremat teenust, eks ma õpetan ka välja tegelikult konkurente. Ja teine küsimus ongi nüüd see, et sul oli kirjutatud see, et sul on püsikuutasuga 550 inimest, sellest 300 on nagu aktiivsed. See on seda, et sa pakud neile kuutasu eest mida? Turunduslaboris on siis videod, mida on täna üle 110, ehk siis nad on liikmed, nad õpivad siis omas tempos täpselt neid teemasid, mis neile sel hetkel kõige vajalikumad on ja sinna juurde, mis siis on see, et ma sain aru sellest, et sellest ainult ei piisa, et ma annan sulle videod. Mul on vaja sind motiveerida ka õppima, eks meil on koos küsimused, vastused, kõned, kus ma olen laivis inimeste jaoks olemas, ma täna ei jõua enam näiteks teha üks-ühele konsultatsioone, aga kui sa oled turunduslabori liige, siis sa saad mult selle 2,5 tunnise siis kõne, läbi Zoomi kõne, mult küsida just neid küsimusi, mis sind kõige rohkem vaevad. Kui ei oska mina aidata, on tavaliselt teised laborandid, kes oskavad aidata. Siis me teeme koos tegemise päevi, ehk siis me päriselt tuleme Zoomi kokku, me kutsume seda get shit done'iks, et päriselt asjad saaksid tehtud. Ja siis on päris ka kokkusaamised, et õnneks nüüd koroona ajal on see keerulisem, aga tegin ise ka ühe korra sellise päris ürituse läbi, kus skännisin kõik koodid ära ja meid oli seal 25 inimest koos, ehk siis see õppimise juures on oluline see, et sa päriselt rakendaks neid asju, aga kui sa rakendad, siis tekivad tagasilöögid ja siis selle ümber ma olen ka ehitanud sellise nagu toetusgrupi, ehk sul on olemas inimesed, kes sind päriselt saavad aidata ja pluss turunduslabori foorum, kus siis lähme mingites teemades süvitsi sisse. Et see on see, mis sa 29 euris saad, ja aasta on 290, et tavaliselt saab sellest ühe koolituspäeva, aga see on täpselt nagu Roland ütles, see on minu stiil olla sulle rohkem, nagu nii palju rohkem kasulik, kui see üldse see raha nagu on. Et minu eesmärk on see, et sa ei mõtleks üldse, et nagu, see raha tunduks sulle nii väike võrreldes selle kasuga, mis sa sealt saad. Ja see on tegelikult, aitaski selle asjaga tegelikult turule nii tugevasti tegelikult siis tuua. Et sul on tehtud labor on siis selle jaoks, et sul on nüüd see grupp, kes siis käib sinuga aktiivselt õppimas. Just. Ja saavad siis nagu näha, peaaegu et sind katsuda, 2,5 tundi saavad nad siis olla koos teise 300-ga, selle aktiivsega kuus. Ja neid videoid ongi seal nagu terve hunnik erinevaid teemasid, et ma olen ka öelnud, et õppida ainult neid asju, mida sa saad päriselt oma äris rakendada, et ära hakka, ma ei tea, lugema sisuturunduse kohta, kui sul on praegu äris hoopis mingid muud probleemid ja nagu mured, et see on hästi oluline just. Et selline õpikeskkond, jah. Selge, aitäh. Tegelikult pärast saab komisjoni tasu, et ma sain promoda seda üritust. Jah, küsi. Tervist, et Margus Valdes on nimi. Et mul oleks küsimus selle ajamõõtmise kohta. Et see oli väga huvitav selline moment teie jutus või sinu jutus. Ja ma küsiks, et mismoodi see ajamõõtmine siis ikkagi käib läbi Google'i? Aktiivse arvuti kasutuse alusel või kuidas? See käib niimoodi, et sul on see veebistopper. Veebistopperis sa saad ära määrata oma kliendid või projektid ja sa võid ise olla ka siis mõneks projektiks, et näiteks sinu ettevõttes ja sa tegeled strateegiaga. Ja kui sa hakkad selle strateegiaga tegelema, siis sa vajutad kella käima, kui sa lõpetad sellega, siis vajutad kella kinni. Ja täpselt nii see töötabki. Vahel, eriti alguses, unustad, kas kella käima panna või kella siis kinni panna, aga ütleme 2-3 nädalat. See on sul lihtsalt nii käe sees, et sa seda enam ei unusta. Ja inimesed, kes siis selle kasutusele võtavad, ütlevad, et Timo, ma ei kujuta elu nagu üldse ilma selle aja mõõtmiseta siis enam ette. Ja kui sa vahepeal Facebooki kerid, siis see seal kirjas ei ole. Ja täpselt niimoodi see käib, et see ise tuleb kinni käima panna ja selle kohta on mul ka öeldud, ühel koolitusel öeldi, et kuule, see võtab ju palju rohkem mult lihtsalt nagu aega või see kasu, mis ma sealt saan. Dokli kasutamine võtab päevas 3-5 minutit maksimaalselt, kui see käpas on. Algus natuke rohkem. Nii et ühesõnaga stopper. Stopper, just veebistopper, mis on hästi mugavaks tehtud ja Eestis on, või tähendab mitte Eestis, vaid Dokli ongi 5 inimest veel täiesti tasuta ka, et sa ei pea mitte midagi maksma. Seda premium versiooni sul ei ole tegelikult üldse vaja. Me oleme ise
aastast 2011 mõõtnud ära Henriga kõik oma töötunnid ja selle pealt saanud väga palju ärilisi otsuseid teha. Projekte lõpetada, projekte alustada, hinnata järgmiste projektide kestvust, lahti lasta töötajaid, kui ma olen ise palganud valed inimesed valele kohale. No vot, see nüüd on teil selline veebipõhine lähenemine, eks ju, et kuna teil on vist, sinul on selline äri, eks ju. Aga kui sa näiteks töötad ehitus- või kinnisvara valdkonnas, eks ju, siis sa pead paraku kontorist väljaspool olema ka mõnda aega. Absoluutselt. Ja arvestades igast autosõite ja kohtumistele minekuid ja tagasitulekuid, eks ju, siis ma praegu hetkel küll ei ole kahjuks stopperiga mõõtnud oma aega, eks ju, aga siin kuskil 20 aastat tagasi ma mõõtsin ja ma sain aktiivseks töötunniks võib-olla 5 tundi nädalas, eks ju. Just. Kusjuures. Aga see panebki mõtlema ja see oli ka üks, mis sa kirjeldad väga hästi. Aitäh! Jaa, aitäh sulle, et sa küsisid. Kirjeldab väga hästi seda, et ma olin ise samamoodi, vahepeal ma töötasin Türilt ja käisin Tallinnas siis kohtumistel. Ma ütlesingi, et need on siis kohtumiste päevad. Ja samamoodi ma sõitsin ühest linna otsast siis teise, et kohtumisele jõuda ja neid sõidutunde ma Doglisse ei pannud. Sest see andis mulle lõpuks väga hea pildi ette, et okei, kohtumiste päeval mul on Doglis 3 töötundi. See ei lähe, see ei ole normaalne. Ütlesin, nii, kõik hakkad käima lavikontoris või Telliskivi revalis. Ja ma olen vahepeal mõned päevad optimeerinud ära niimoodi, et ma lihtsalt istun ühest revali lauast. Teise ütlen tervist, vaadati, ütlesin, sa mängid nagu seda male simultani, aga sul ei lähe enam aega selle peale. Ja Togl näitab ära täpselt need kohad, kus seda aega kipud raiskama ja mida mina teen, ma käin samamoodi majast väljas, samamoodi täna olen koolitamas, ma teen selle sissekande pärast tagant järgi, ma tean, mis kell ma siia tulin, ma tean, mis kell ma alustan, mis kell ma lõpetan, et need sissekanded saab teha tagant järgi ja see on mobiilis ka kasutatav. Et mul on ka mõned projektijuhid on öelnud, et ma tegelen nii mitmete erinevate nagu projektidega, et mul ei ole võimalik nagu seda aega trackida. Üks soovitus mul on see, et paketeeri oma tegevusi kokku. Ma näiteks, kui ma kirjutan mingit artikleid, siis ma ei võta samal ajal vastu sinu kõnet, kui see näiteks tuleb. Ma teen need kõned lihtsalt hiljem tagant järgi. See aitab ka sul hoida tegelikult fookust, päriselt asjad ära tehtud saada. Muidu on niisugune tunne, ma usun, kõigil meil on olnud rabeled küll, päev on nii väsitav, ma olen 10 tundi arvutaga olnud, küsin, mis tehtud on endalt. Nagu midagi olulist ei ole loodud. Ja sellepärast mulle meeldivad ka hommikused tunnid just eriti hästi niisugune 7, 6, et siis on maailm magab, saad rahulikult tegeleda, sa ei vahi e-maili, kirjutad artikleid, lood videoid, mõtled sisu turunduslaborisse, vastad mingeid olulisi meile, sinu jaoks paned strateegiaid paika, et vastas see. Tekkis motivatsiooni juurde seda kasutada. Ei, ma tean, see on väga raske, et selle tavaliselt võtab, ma arvan, kui ma räägin selle jutu ära, siis selline 2% inimestest kasutusele, aga need kirjad, mis mulle pärast tulevad nendelt inimestelt, need alati jätkavad seda, et miks on see Dogli mainimine alati minu teemades sees. Nii, järgmine oluline siis teema on see, et okei, meil on ärimudel välja mõeldud või meil on mitu ärimudelit, kuidas siis endale kliente leida. Mis on iga suhte alus? Ükstas kõik on see partnerlussuhe, ärisuhe või suhe kliendiga. Usaldus, just. Kui seda ei ole, siis inimesed ükstas kõik, mida me pakume, meie käest ei osta. Kui sa ei usalda mind, siis ma näiteks võin sulle pakkuda 100 eurot, kui sa annad mulle 10 eurot, tundub nii hea diil, aga kui sa mind ei usalda, sa seda diili ei tee. Ja kliendid samamoodi, eriti uued kliendid sind tegelikult ei usalda. Et kui enne küsiti ka, et ma pean selle hinna hästi kõrgeks panema ja siis pärast ma ei saa sealt alla tulla, siis tegelikult on see, et sa võid seda hinda tõsta väga kõrgeks küll, aga kui kliendid sind ei usalda, et sa selle raha eest talle kasulik oled või väärtuslood, nagu Roland rääkis, siis klient seda diili ei tee. Ja kõige parem viis, miks siis, või kuidas siis klientidega usaldust ehitada, on see, et sa siis annad kliendile midagi kasulikku, sa lood talle midagi sellist, mille eest on tänulik ja sa lood seda enne, kui tema annab siis sulle üleüldse mingit raha. Sest sealt tekib see usaldus, sealt Robert Cialdini raamatus mõjustamine on siis vastastikuse põhimõtte printsiip, ehk siis kui mina annan sulle midagi kasulikku, sul on automaatselt võlgnevustunne. Ja see töötab väga hästi ja seda saab ära kasutada väga siis kurjasti ja õelalt, aga saab ka kasutada väga hästi. Siis kui sa klienti päriselt aitad, siis kliendil on see tunne, et tegelikult mis tahaks sinu käest midagi osta. Ja siis kuidas seda luua, selle juurde ma kohe jõuan ka. Mis on siis üks küsimus, mis on aidanud mind äris väga palju edasi, on see, et mitte sa küsid endalt, et kuidas rohkem kliente leida, mis on väga hea küsimus, vaid küsi endalt seda, et kuidas ma saaksin potentsiaalsetele klientidele veel rohkem ise kasulik olla. Mida ma saaks nende jaoks veel ära teha?
Ja sellest tavaliselt tihti piisabki, selle pealt me oleme, et eristuda konkurentidest. See on see, miks me Laviga tegelikult üleüldse olemas oleme, see on see, miks turunduslabor niimoodi lendu läks, on see, et me kõigepealt aitasime inimesi, tõestasime, et me oskame aidata, inimesed nägid ise, et nad saavad kasu, mul tekkis nendega suhe ja sealt tekkis see tunne, et äkki see on see mees, kellele ma julgen siis oma raha anda. Ja teil on kliendid ka, need kliendid on kõik skeptilised, nad on kahtlevad, nad mõtlevad, et no ma ei tea, miks ma ikka peaksin sulle raha andma, kas sa oled õige inimene aitama, isegi kui sa oled õige inimene aitama kedagi teist, kas sa oled õige inimene aitama just täpselt mind, on ju, et kõik need küsimused on kliendi peas ja kui need vastatud ei saa, siis tegelikult mingit ostu ei sünni. Ja mida siis anda, on siis küsimus tõenäoliselt järgmine, on ju. Sa võid teha oma valdkonnas siis podcast, ehk sa ei pea isegi olema enda valdkonna ekspert, sa võid kutsuda enda valdkonna eksperdid enda podcasti rääkima, täpselt nagu ma teen ekspordime podcasti. Ma olen müünud mõned palkmajad Soome ja Rolandiga oleme müünud mõned koolitustooted, ma ei tea, paarikümnesse riik, aga ma ei saaks kuidagi kutsuda ennast eksperdiks, on ju. Aga ma kutsun rääkima teisi ettevõtjaid ja läbi selle ma loon siis kuulajatele tegelikult väärtust ja minu nimi käib sealt ka siis läbi, on ju. Kes siit saalist on ekspordime podcasti kuulanud? Väga, mõned inimesed on, aitäh. Teine on see, et sa siis teed webinare või veebiseminare. Mis on veebiseminaride suur võlu võrreldes näiteks tavaliselt ette salvestatud videotega, on see, et kui inimesed laivis kuulavad otse ülekandena veebis ja nii nagu te kuulate ka täna mind, on siis see, et ajus aktiveeruvad need osad, mis siis trigerdavad või toovad esile meie empaatiavõimet. Ja see on just live-ülekannete puhul ja päris füüsiliste koolituste puhul. Kui inimene vaatab ette salvestatud videot, siis on mõõdetud ajuskänneriga, et need ajuosad ei aktiveeru tegelikult. Et see on jällegi, ja läbi veebiseminari sa saad inimesi aidata ja tõestada jälle, et sa oskad neile siis kasulik olla. Või siis see külaline, kelle sa kutsud, et sa ei pea ise tegema, et sa ei pea ise kõigest tark olema. Siis lühikoolitused, avatud jällegi, kutsud inimesed, paned hotelli kinni, maksab mõnisada eurot, kutsud inimesed kohale, aitad neid kõigepealt ise tasuta ja siis sealt ühel hetkel tekibki see, et kuule, äkki ma ei tahaks su teenust ka, on ju, et mul on lihtsalt nii palju näiteid olnud, ma olen samasugustel konverentsidel rääkinud ja siis mõned inimesed astuvad laviuksest sisse, et tead, Timo, et ma nägin sind 2 aastat tagasi, konverentsil rääkimas, jube hea jutt oli, nüüd ma olen valmis tellima. See oli see hetk, kus ma lõin temaga selle usalduse, selle suhte ja andsin ja olin talle kasulik. Järgmine on see, et sa võid siis enda klientidele teha siseringi koolitusi, ehk siis kui sa oled näiteks isegi raamatupidaja, sa võid rääkida turundusest, müügist, süsteemide loomisest, strateegia planeerimisest ja sa oled neile siis nii palju kasulik, et nad tahavad sult rohkem tellida või siis soovitavad sind ka oma sõbrale, sest mitte keegi teine teenusepakkuja näiteks sellist asja ei tee või ei paku. Järgmine on siis see, et kõige lihtsam võib-olla viis ja kõige selgem on see, et sa kirjutad siis oma veebilehele või e-poodi artikleid, et kas peaks midagi tegema, mida peaks tegema, kuidas peaks tegema. Et Laviis ka, me oleme andnud ära üle 200 lehe tasuta kasulikku sisu, põhimõtteliselt me oleme andnud kõik oma teadmised ära. Et paljud inimesed mõtlevad, aga siis ei taha keegi enam tellida. Nad saavad aru, et see ei ole ikka minu teema, ma tahaks tellida eksperdilt, kes on nende esimene ekspert, kes neile mõtetest tuleb, on see, kes neid artikleid siis tegelikult on ju kirjutas. Järgmine on see, et e-maili turundus, väga hästi töötav kanal, kes arvab, et e-maili turundus on surnud, andke mulle veel mõned minutid aega, ma tõestan numbritega, kuidas see kanal tegelikult töötab. On siis see, et inimene on andnud sulle oma e-maili loapõhiselt ja siis saadad talle kasulikku kirja. Mitte seda kirja, et osta mult järgmine toode ära, osta mu kaupa, osta mu teenust, siis me vajutame kirjad kinni, me ei taha lugeda, me lahkume listist. Sa võid oma klientidega jagada siis erinevate kanalite kaudu siis põnevaid uudiseid, trende, sa võid rääkida neile siis oma klientide lugusid, kuidas sa oled aidanud oma kliente, mis tulemusi nad on saavutanud, et mis on päriselt nende elus siis paremaks muutunud. Siis see läheb jälle, kliendid saavad aru, et neil oli olukord alguses selline ja tänu sinule nad said siis selle asja endale nagu korda, et ma tulen ka siis sinu juurde ja tellin seda. Ja loomulikult erinevad viisi aitamine, Facebooki grupid, kus su potentsiaalsed kliendid kogunevad ja foorumid. Erinevad videod, pikemad, lühemad, inimesed jälgivad järjest rohkem videoid, mis ei tähenda, et nad ei loeks teksti. Me näeme Google Analyticsi numbrite pealt väga hästi, kui palju inimesed viitsivad tegelikult lugeda, aga video on hästi mugav viis siis tarbida. Ja kui ma turunduslaborit looma hakkasin, siis ma küsisin ka, meil oli üle 100 vastaja, et milline on
siis kanal, mille kaudu sa tahaksid koolitusi jälgida või õppida, et milline on su kõige mugavam. Ja videod olid siis tegelikult esimesed ja siis ma ütlesingi, okei, meil on vaja mingit kaameratiimi, on aeg minna kaamerat ette ja see oma siis jutt sinna sisse rääkida. Erinevad e-raamatud. E-raamat on siis selline PDF, mis on ühel teemal hästi kirjutatud, ja klient saab sealt siis kasu, ma loen selle läbi ja see ei ole selline nagu müügiplukett, vaid ta päriselt nagu saab, vau, kus ma tõesti sain tasuta mingi sellise kasuliku sisu kätte, et kunagi me müüsime vannitoa mööblit ja siis me panime kokku sellise info, et kuidas oma vannitoas siis teha tõeline mõnus spa. Kui me müüsime köögimööblit, siis on 8 asja, mida köögi tellimisel tavaliselt valesti tehakse, siis sellised kasuliku sisu materjalid, mis on ilusti disainitud, mis on elektroonilised ja siis need me vahetame inimestel e-maili vastu. Nii, ja selle kõige juures on siis see, et sa peaksid võtma eesmärgiks, olla oma sektoris siis parim andja. Et seda vähesed viitsivad teha, aga need, kes teevad, need eristuvad ja neil on kliente alati väga palju. Samamoodi tuleks siis panustada enda kuulajaskonna siis kasvatamisesse. Ja miks on see, et sa võidad nende südamed, sa näitad ennast siis inimesena. Kui sa teed lihtsalt veebilehe, kus sul ei ole ühtegi pilti veepoodi, siis kliendil ei teki sinuga tunnet. Mina täna siin teie ees räägin või vaatate kedagi teist kuskil veebiseminaril, siis sealt tekib selle inimesega kontakt, sealt tekib usaldus ja sealt tekivad need kliendid. Tänu sellele sa eristud, kui sa päriselt viitsid klientidele mingit laadi väärtust luua, sa võidad sealt kaudu usalduse, sul on uusi tooteid ja teenuseid palju lihtsam turule tuua, kui inimesed juba sind siis tegelikult teavad. Rolandil on ka e-maili list hästi suur, inimesed jälgivad teda ja nüüd tal tuleb, teeks mingi uue koolituse, tal on väga lihtne seda turule tuua. Mul samamoodi, kui mul on uus interneti või digiturunduse koolitus, mul on tänaseks e-maili list üle 14 000 inimese, saadan ühe kirja välja ja tõenäoliselt ma müün sealt paarkümmend kohta väga-väga lihtsalt. Kui sa aitad ja panustad sinna kuulajaskonna kasvu, oled neile kasulik, siis sul on endal õhtul parem tunne, et sa ei müü lihtsalt läbi selle, et tule osta mu kaup ära, see on täna 20% soodsam. Sa päriselt aitad inimesi, sa ei pea enam müüma pärast seda soodushindadega midagi, mis ei tähenda, et vahel ei võiks selliseid pakkumisi teha. Sul on õhtul endal nagu hea tunne. Meil just lõppes eile siis tasuta 5-päevane koolitus, kuidas rohkem kliente saada, 5 videot oli, ma ei tea, kas keegi läbis seda ka siit saalist, mõned käed tõusid, ja jälle mul laekub mingi e-maili, kes ütles, ma tavaliselt ei kommenteeri ja ei kirjuta, aga see, mis sa tegid, see pani silma särama, nüüd ma tean, kuidas teha seda. Sul on endal niimoodi, täna hommikul just lugesin sellist kirja, mõnus. Turundus on väga hea ja kasulik, kui sa päriselt ise lood väärtust. See on strateegiline pikk mäng, see ei ole lihtne, et jälle kui sa alguses, kui sa alustad, sul ei ole e-maili listis ühtegi lugejat, sul ei YouTube'is ühtegi vaatajat, jälgijat, et võttagi seda nii, et see võtab kaua aega, aga kui sul need kuulajad juba on, kui sa oled korra juba nende südamed võitnud, kõik edaspidi palju lihtsam. Sa leiad endal siis tänu sellele ka rohkem häid kliente. See on raske, ma ei hakka üldse ütlema, nii lihtne on ehitada, nii lihtne on neid podcast'e ja webinare teha, et võib-olla mõned turundajad püüavad seda muljet jätta, et see enda mingit toodet või teenust sinna juurde müüa, tegelikult see nõuab nagu väga palju vaeva, et eriti seda hästi teha, see nõuab teatud ettevalmistust, see nõuab sult endalt teatud julgust, päriselt olla, on ju avatud ja ka siis seda kasulik olla. Ja kui ma jooksin ise oma esimese maratonis tõestus, et see on väga raske, on see, et Priit Kallas oli ju ammu enne lõpetanud, siis tuli naeris minu üle, et esimene maraton oli tõesti väga raske ja samamoodi on siis raske see, kui te hakkate esimest korda seda oma artiklit kirjutama või üles panema või hakkama selleks mõjuisikuks, et see mõte on hästi lihtne alati ja siis tekib see, et kui ma selle video üles panen, huvitav, mis teised arvavad, keegi mulle halvasti ütleb. Seda tuleb ette, et mul on ka helistatud, mind on sõimatud ja mul on ka ühel peale webinari öeldud, et issand jumal, mis materjali sa jagasid, et see oli isegi nagu põhikooli õpilasele nagu kasulik. Siis mul korra mõtlesin ka, et kas ma ikka täiesti valet asja teen, aga tegelikult saad aru, et kõik oli nagu hästi, sest ülejäänud fännid olid rahul. Ja tegelikult on see, et selle kuulajaskonna ehitamise osas tuleb olla siis valmis ultraks ja siin on pilt, kus ma jooksin ise oma 111 kilomeetrit ja see on kuskil vahemikus 80–90 ja ma vihkasin ennast, ma vihkasin rada, tosse, kõiki inimesi ümber, et on raskeid hetki selle sisu loome ja kasulik olemise juures ka ja selleks tuleb siis tegelikult valmis olla.
sest järjepidevus trumpab iga kell üle selle perfektsuse, et oluline on jälle see, et hakkaksite kuskilt otsast minema, midagi tegema ja nagu Roland ütles, on ju, testige väikselt, alustage väikselt, tehke, ma ei tea, koolitus 4 sõbrale või 4 tuttavale ettevõtjale, on ju, et võtke väike grupp, ärge tehke nii, et ma lähen Eesti kõige suuremale turundusüritusele lavale ja siis räägin seal mingit jama, on ju. Nii, millised on siis turunduskanalid, mis siis päriselt töötavad, mida me näeme Laviga, kuhu me paneme enda raha sisse, kuhu me paneme oma klientide raha sisse, siis esimene on Google Ads, ehk siis Google'i reklaamid. Need on tavaliselt tulevad enne, kui hakkavad tulema need teised otsingu tulemused ja sinna on juurde siis kirjutatud, et see on siis reklaam. Palun tõstke käed, kes klikivad nendel reklaamidel. Just, väga palju klikkijaid on ju. Sellepärast, et need reklaamid on täna tehtud niimoodi, et sul on päriselt nendest kasu, seda Google ka taga ajab. Ja kui kliendil on siis probleem, kuidas me probleemi lahendama hakkame, me hakkamegi lahendama seda tavaliselt Google'ist, hakkame otsima, sama näiteks see hõbenoole Jürgen Riimi näide, automaatkäiguastide remont või kuidas vahetada automaatkäiguasti õli, kui reklaam tuleb seal välja, sa lahendad mu probleemi ära, see veebileht, kuhu ma jõuan, on usaldusväärne, ma julgen sealt päringut küsida või ostu teha, siis klient ütleb, jaa, sobib ja rahakoti rauad tulevad lahti, on ju. Järgmine koht, Facebooki reklaamid. Kes Facebooki reklaamidel klikib, palun tõstke käed. Jälle väga paljud, enamasti tõstavad käed naised klikivadki päriselt ka 3-4 korda rohkem kui mehed, sest nad on harjunud olema korilased, vaatama igal pool natukene, mis toimub. Et jällegi, kui teil on toode, mis on suunatud naistele, siis naistel on lihtsam turundada, sest nad on nagu aktiivsemad, mehed on sellised, mis sul mulle rääkida on, pigem sellist tüüpi. Ja Facebooki reklaamid on väga head selles osas, et sa saad väga täpselt sihtida Tartus elavad inimesed või Tartu lähiümbruses, kes on 35 ja kellele 35 mehed, kes on vabad ja vallalised, neile müüks PlayStationit. Et nii täpselt annab siis neile inimestele reklaami näidata, et väga hästi töötab see kanal. Üks väike tööriist teile soovituseks, kui teil on konkurendid, tahaks teada, millised Facebooki reklaame konkurendid teevad, siuke koht nagu facebook.com, /ads ja /library, siis raamatukogu ja saate näha sealt, milliseid reklaame teevad. Võtsin lihtsalt, kui ma oleks näiteks Boost Yourselfi konkurent, siis ma näen, et nad teevad üle 50 reklaami jookseb neil järjest kogu aeg. Ja samamoodi, kui teil tekib mure, et millist reklaami ise koostada, siis võtke mõned analoogsed konkurendid välismaal, vaadake, milliseid reklaame nemad teevad, milliseid pilte nad kasutavad, mis see tekst on ja saate sealt endale mõne idee juurde, millist reklaamteksti siis koostada või kasutada. See, kui sa istud valge paberiga ja selle pliiatsiga lihtsalt, siis vahel need mõtted ei jookse. SEO ehk siis Search Engine Optimization, kuidas olla Google'is võimalikult heal kohal, väga hästi töötav kanal, selle eelduseks on paar asja, et A, sinu veebilehel on sisu, B, et inimesed päriselt loevad seda sisu ja C, et sinu veebilehe suunal on teistelt veebilehtedelt siis link, et näiteks, ma ei tea, ma käisin Äripäeva podcastis, Äripäeva podcastis on öeldud, et Timo Porval on siis Turunduslabori looja ja Turunduslabori veebi suunas on siis link. Mida rohkem neid linke on, seda parem on sinu positsioon lõpuks siis Google'is. E-mail tõesti ettevõtetele nagu tõsine kullauk, mida rohkem on sul e-maile, seda paremini sul tavaliselt läheb, aga tuleb meeles pidada ühte asja. Iga selle e-maili aadressi taga on alati üks ja päris inimene, kes loeb, et see ei ole nii, et mul on 80 000 e-maili, saadan kõikidele tapeeti, ma ei mõtle seda sisu läbi, teen neile suva pakkumise, see klient tunnetab ära, sinu bränd saab pihta, kliendid lahkuvad ja lõpuks nad ei ava su kirju ja siis öeldaksegi, et see e-maili turundus ei tööta. E-maili, kuna see on nii oluline, minu enda jaoks nii oluline kanal, siis see päriselt toob siis klientidele tulemust, siis mõned asjad, millest on oluline aru saada, on see, et kui sa selle meiliaadressi saad, mingi webinari registreerumise või e-maili või siis e-raamatu vastu, siis sealt see suhte ehitamine alles algab. Ei ole nii, et sain su e-maili kätte, selline kaval, nüüd ma hakkan sulle müüki siis tegema. See on esimene date, esimene kohting ja siit sa pead seda väärtust ja kasulik olemist edasi ehitama. Sa pead olema siis kasulik, sa pead respekteerima seda teist poolt, ehk siis sa mõtled, mille pärast ta ennast üldse sinu e-mailile kirja pani, mis ta saada tahab, mis laadi sisu ta sealt tegelikult siis lugeda tahab ja seda ka siis talle pakkuma ja kirjutama need kirjad siis nii, et see oleks talle kasulik, et need on ilma kirjavigadeta, on ju, selle kohta ma alati saan endale tuhka pähe raputada, et vahel sinna ikka lipsab midagi sisse. Kui sa seda kirja kirjutad, siis ära mõtle nii, et ma saadan selle kirja nüüd 14 000 inimesele kõik korraga.
alati seda sinu e-maili loeb üks konkreetne inimene selle arvuti tagant. Ei ole nii, et tulge kolleegid, Timo saatis kirja, hakkame kõik koos lugema. Nii tänapäeval ei loeta seda, ammu tegelikult ei loeta. Kunagi võib-olla oli, et kui e-kirju vähe liikus. Ehk siis saab alati suhtled, kui sa seda kirja kirjutad, sa hoiad ühte inimest enda silme ees, kellele sa selle kirja kirjutad. Et kõige minu üks õnnestumaid kirju oli see, et kui meil oli kunagi MTÜ nagu õpilaste ettevõtjaks, siis meil oli seal 2000 inimest e-maili listis. Ja siis, kui selle looja Sten Saar saatis mulle vastu, kui ma saatsin ühe kirja välja 2000-le, ütles Timo, ma ei saanud aru, kas see oli nüüd mulle või kogu listile, siis ma sain aru, see on hästi kirjutatud kiri. Meiliaadresside kogumine võtab aega, et see ei ole nii, et täna hakkan pihta ja homme mul on 10 000 inimest on mulle usaldanud oma e-maili, see võib nii minna, aga selle taga on siis väga palju ettevalmistust ja teadmist. Selle kanali suur võlu on see, et see kuulub sulle. Et jällegi, kui sa sõltud ainult Google'ist, Facebookist või Amazonist ja nende algoritmidest, siis ühel hetkel võib olla see, et lihtsalt sul mingi äriosa näiteks pannakse Google'i poolt kinni või sa ei tule enam mingite teenustega enam Google'is välja, mis juhtus meie selle Amazoni projekti puhul. Meil on 2 lehte, millega me Amazonis toimetame ja kui tuli järjekordne Google'i uuendus, siis meie leht kukkus sealt positsioonidelt nagu esimese lehe lõppu, mis tähendas, et me ei saanud enam 1000 eurot selle lehega kuus ei teeninud, vaid lihtsalt see kukkus nagu peaaegu miinimumi nulli. Mure on see, et enamik ainult nendest tavaliselt müüb sinna e-mailidega, e-mail käes, ainult lihtsalt pakun, ühel hetkel loomulikult keegi ei taha su kirju avada. Ja inimesed päriselt siis avavad ja loevad ja lubage, et ma lihtsalt tõestan seda siis läbi numbrite. Et see on siis värskelt tehtud väljavõtte minu enda e-maili kontost, kus me näeme, et siis on kokku üleval 14 449 ettevõtlushuvilist, turundushuvilist, kes nendest on siin, kes saab minult kirju, väga äge. Ja nagu te näete, kirjade avamiste keskmine protsent on 46,6 ehk pea pooled inimesed avavad. Ja tavaliselt on hea protsent on juba selline 20–30 ja keskmine siis klikkimiste määr, mida siis kui on inimene avanud, kui palju nendest keskmiselt klikib, siis 10,44 ehk siis väga suured numbrid, kui teha asja siis tegelikult õigesti ja õigesti ongi see, et sa päriselt hoolid sellest kliendist, kes on siis selle e-maili andnud sulle. Ja mis kanal töötab veel väga hästi, nüüd ma teen Evelini ja Olesja sinna töötuppa head promo, on siis see, et sa peaksid üles ehitama oma persooni brändi. Ma näen enda Facebooki puhul seda, et kui ma teen sinna postituse, kus ma räägin oma pojast või avaldan mingi nagu mõtte, vähe sügavama, siis inimesed reageerivad, et minu viimane postitus oli see, kuidas ma käisin enda poja ja 2 õelapsega Roodosel, tuli sadu laike. Kui ma postitan sinna, et tuleb uus turundusüritus, siis neid laike on umbes nagu nii palju. Mõned inimesed ikkagi nagu laigivad, ehk siis inimestele lähevad korda päriselt teised inimesed. Et julge ennast ka sotsiaalmeedias näidata, mitte see, et ära näita seda, et mul on äge elu, et ma nüüd siin konverentsil, vaid see, et käisin siin konverentsil ja rääkisin sellest, või sa peaksid võtma siit kaasa selle õppetunni. Et siis inimesed, kes sind jälgivad, päriselt saaks sinu jälgimisest mingit kasu. See, kui ma postitan lihtsalt nagu toredaid toidupilte, ma ei tea, kas see on kasu, kui sa postitad, et uued restoranid, mis on avatud, mida tasub testida, seal on juba see kasu taga. Et see on see, mille tihti päris paljud eksperdid põrkuvad, et ma ei taha olla see kuulus, ma ei taha ka olla kroonika kuulus, aga ma tahan teada enda ringkonnast teada ja tuntud olla. Nii, ja väike boonus, siia lõppu on siis tõesti head raamatud, mida ma olen lugenud, mida ma julgen soovitada, mis võiks aidata teil olla parem siis turundaja ja ettevõtja ja ka juht. Brändnimega sina, Evelini Olesja raamat, käis mul ühel Aasia reisil kaasas, tõesti täitsin, vastasin ära kõik nende 100 küsimust. Need on väga-väga rasked küsimused, mis panevad mõtlema, miks ma üldse siia maailma loodud olen ja mis mu elu mõte ja eesmärk ja kirg on, see, mida ka Roland jagas. Järgmine raamat, mida ma kuulen vaikselt kõlakaid, et äkki tõlgitakse ka eesti keelde, praegu veel seda ei ole, Never Lose a Customer Again, siis kogu kliendi teekonnast. Kuidas päriselt ehitada oma kliendi kogemus selliseks, et kliendid ei tahaks su juurest ära minna. Kui ma seda lugesin, siis ma laksatasin ikka käega ikka korduvalt vasta pead, kui palju vigu ma olen ise selles valdkonnas teinud, et annab väga hea raamistiku ja ütleb ka, et sul on 100 päeva, et see kliendiga see suhe luua, nii et ta su juurest ära ei läheks. Üks minu lemmik ettevõtlusraamatu, The Road Less Stupid,
Keith Cunninghami poolt kirjutatud. Mees on olnud 40 aastat äris ja siis pannud oma kõige suuremad ämbrid õppetundideks. Kuulasin just, roodusel lugesin seda teist korda ja sain aru, et see on raamat, mida peaks lugema siis iga aasta. Ehk siis ei ole vaja kõiki vigu ise teha, vaja oleks õppida vahel teiste vigades ka. Ja siis on selline raamat nagu Over Deliver, millest enamik Eesti isegi turundajaid ettevõtjaid kuulnud ei ole. Brian Gertzi poolt ehk siis tõeline otseturunduse legend on selle kirjutanud ja selle raamatu võib-olla kaaluks on veel selline mees on sinna eessõna kirjutanud nagu Jay Abraham, kes on siis erinevate loovate diilide ja turunduse nagu tõeline guru ja tippude tipp. Et sellised raamatud. Ja raamatud, mis on mind psühholoogias kõige rohkem aidanud ja mis tõid sinna maailma hästi sisse ja turunduse klientide saamise taga on alati siis psühholoogia, Robert Cialdini, superautor, 2 raamatut, mõjustamise psühholoogia ja persuasion ehk siis eelmõjutamine. Et mõjustamise psühholoogia on minu arust lettidelt siis kadunud ja otsas, aga inglise keeles saate seda lugeda. Aitäh! Ma jõudsin täpselt aega, sest see on alati selline riskikoht. Kui ma lõpetan 5 minutit varem, siis hakkavad ka korraldajad muretsema, et lõunapaus ei ole valmis. Kui ma lõpetan hiljem, siis olete teie kurjad, et ei saanud rahulikult nautida lõunapausi. Nii et kell on täpselt 12 ja nüüd see sõltub teist, kui palju te küsite. Daamid ja härjad, Timo Parval! Mul on mikrofon. Kes tahab seda kasutada, annab käega märku. Hetkel ei ole. Kui ma küsin ise, kellele ma olen õhtul joogi sees? Palun tõstke käsi. Nagu päriselt. Mille eest? Kes tunnevad, et nad tahavad mulle jooki õhtul osta? Tõstke käsi. Keegi ei taha. No ma vaatan, kas ma õhtul tulen või ei tules. Teen 2. Need 2, väga. Mul on üks küsimus, esiteks ma tahaks tänada sind ja teiseks on siis see, et see küsimus on siis see, et kas sa arvad, et sa oled turundaja või sa arvad, et sa oled projektimees, kes lihtsalt proovib erinevaid projekte, mis tasub ära, mis ei tasu ära ja kui läheb hästi, proovid seda projekti uuesti mõnes teises valdkonnas. Ma olen õpilane. Ehk siis ma arvan, kombinatsioon sellest kõigest, et turunduses ka ma olen püüdnud selle 10 aasta jooksul ikkagi mingit nagu raamistikud tööle saada, aga ma näen ka seda, et kui ma sama raamistiku tõstan ühest ettevõttest teise, siis see ei pruugi töötada, sa vahel töötab, siis ma tahangi seda nagu paljundada ja katsetada, aga turundus on ikkagi väga palju on seal seotud erinevate hüpoteesidega ja selle sama inimpsühholoogiaga, et ma olen ise tegelikult jõudmas sinna, et ma loen täna turundusraamatuid, mis on kirjutanud aastast 60 ja ka üks reklaamiraamat, mis on 1920 kirjutatud, et jõuda päris tegelikult sinna nagu nende kurude juurde tagasi, kes selle kõik kirja panid. Ja 1960 Breakthrough Advertising, ma loen ja ma lihtsalt toon nagu suu lahti, need mehed teadsid juba siis, mis tegelikult töötab, sest inimpsühholoogia on jäänud samaks. Ma hästi palju lähen sinna psühholoogia poole, sest ma näen, et seal on hästi palju uurida ja see tekitab ka selle põhjus, et miks samad asjad ei pruugi töötada teises äris, sest see on natuke teistmoodi klient, ka see ettevõte ise on natuke teistmoodi ja siis ongi. Siis ma õpilane. Sa mainisid raamatut mõjustamise psühholoogia. Ma lugesin ka selle läbi. Kuidas meeldis? Väga kole. Nüüd me teame, mis meiega tehakse. See oligi väga kole. Et ma arvasin, ma olen nagu loll, keerad 3 lehte edasi, saad aru, et saad veel lollim. Ja siis veel 10 lehte ja siis niimoodi kõik 200 lehekülge saad aru, et kuidas ma sind iga päev mõjustatakse. Et ma just tahtsin küsida seda, et kui sa lugesid selle raamatu läbi, sul ei teki nagu nüüd ütleme seda probleemi, et kas sa tahad olla nüüd see, kes mõjustab teisi. Või sa pigem nüüd, nii nagu see raamatus soovitati, et vähemalt väldi, et sind ei mõjustataks? Seal on 2 poolt, kuna täna lihtsalt nii lühike aeg, siis ma tavaliselt, ja turunduslaboris on terve video sellest, miks ma ütlen, et on vaja olla eetiline turundaja. Eks sa päriselt viid inimestele tooteid ja teenuseid, mida neil on päriselt vaja. See on see mõjustamine, ehk siis näiteks, ma ei tea, oletame, et sul on ülekaal, mul on super toode, ma mõjustan sind seda kasutama, sa võtad kaalust alla, su elu läheb paremaks. Manipuleerimine on see teine pool, et ma püüan sulle midagi pähe määrida, mida sul tegelikult vaja ei ole, need on täpselt samad printsiibid, aga see lihtsalt taust on see teine, et sellepärast ma olen alati rõhutanud, need on väga tugevad tööriistad, neid tuleb kasutada lõpuks selle kliendi huvides. Et ma päriselt, sama nagu turunduslabor, ma tean, kes seda tarbib, tal on sellest nagu lihtsalt nii palju kasu. Ja see on mõjustamine, see on täiesti okei minu jaoks, aga kui ma manipuleeriks, püüaks mingil ettevõttel, kellel seda vaja ei ole, maha müüa. See ei ole okei. Ja see eetika peaks siis olema igal tegelikult ettevõtjal ja turundajal, ja neid eetika küsimused teevad nagu haiget, oleks võib-olla vale öelda, viimane case on näiteks luun ja kurk, on ju.
ma olen kogu aeg seda kuradi kurki ostnud ja arvan, et see on nagu hea ja õige toode, siis nüüd tuleb välja, et tegelikult nad topivad mingi kuradi kemikaali sinna sisse. Või siis teistpidi Vitautes ütleb, teeb turunduskampaania, et kuule, kas su sõber joob endiselt kraanivett? Ei noh, muidugi, toodame plastikut ikka maailma juurde, vägevad, võt sellised kampaaniad lähevad mulle nagu väga hinge ja selle vastu ma ka võitlen ja olen ka ise siis aus turundaja, ehk siis ka näiteks Laviis, me ei võta turundada asju, klientide asju, millesse me ise ei usu, et meil on ka pakutud, ma ei tea, energiajooke ja suitsu ja alkoholi me oleme turundanud, sest mulle ka meeldib hea vein, ja Prosecco on ja selle vastu mul ei ole midagi. Aga esimene küsimus oli mul ka neile, keda ma siis turundasin, miks ma peaks inimestele rohkem alkoholi müüma? Ja vastus oli neil väga hea, selle jaoks, et kui nad otsustavad seda juua, et nad võtaks kvaliteetse toote. Et me ise ka mõtleme, kelle asju me siis päriselt võimendame turule, sest me oleme võimelised klientidele neid asju müüma, nad annavad raha. Kui me müüme neile mitte õigeid asju, siis see ei ole okei ja siis õhtul ei tunne ennast hästi. Aitäh! Ja meil on järgmine küsimus, palun. Jah, mul on ka selline, et enamasti sa fokusseerid sellele, et kuidas moodi nüüd seda klienti hoida, et ta tuleks tagasi. Aga mida sa soovitaks niisuguse olukorraga peale hakata, kui sul ongi niisugune toode, mida sa võid talle ükskord müüa, that's it. Et ma peaks nüüd järgmise kliendi kohe leidma, mismoodi seda asja nagu... Siis tuleks mõelda, et äkki sul oleks talle veel midagi pakkuda või teda kuidagi aidata. Ja kui sul ei ole see, näiteks ei ole sinu toode, et meil oli ka ühel koolitusel üks beebikiikede müüja. See ütles ka, et see on ühekordne nagu müük. Ma ütlesin, et aga beebi kasvab edasi. Leia mõned koostööpartnerid, kellega siis talle edasi pakkuda, et mida selle beebi teekonnal siis veel tegelikult vaja on või sellele emal vaja on. Seal on võib-olla mingeid koolitusi vaja või mingeid teisi tooteid ja siis tee kellegi teisega see diil ära, saad sealt siis iga müügi pealt ka siis komisjoni tasu ja samal ajal siis tuleks mõelda, et äkki sa oskad ise siis ka veel mingeid asju sellele kliendile pakkuda, et mitte jääda selle ühe toote siis keskseks. Aga jah, kui sul on täna ainult üks toode, siis ongi see, et siis sa pead kogu aeg hakkama taga ajama siis ainult kas uut klienti või siis oma toodet ja teenust tegema nii hästi, mida see ka Never Lose a Customer Again raamat räägib, et see klient hakkab tooma sulle ise neid kliente siis tegelikult juurde. Et Laviis ka, ma arvan, 80% tuleb läbi soovituste meil täna. Et kui me oleme kellegile päriselt aidanud siis raha teenida, siis kuskil saunas räägitakse, ei tea, kes mulle võiks teha veebilehe, millest ärilist kasu on, siis me loodame, et meie nimi siis tuleb välja sealt. Aitas see sind kuidagi? Ma usun, et me saame sellel teemal ka lõunapausi ajal rääkida. Aga kusjuures väga mõnus oli kuulata, Timo, su juttu sa ütlesid, et sa tahad ära anda ja annadki ära kõik asjad. Ja tead, ma ei olnud kunagi niimoodi mõelnud, aga ma olen kogu aeg niimoodi teinud. Ja mul enda valdkonnas siis õhtujuhid, kolleegid, agentuurid, kõik. Karl, miks sa räägid alati kõikidest mängudest, kõik materjalid annad ära? Timo võib ära anda, aga palun tulge tehke Timo järgi. No ei saa kopeerida. Timo on ainult üks, mis sest, et maailmas on 7 miljardit. Proovige tõestada. Proovivad küll kloonida, ikka ei suuda. Mis sa arvad Õnneks sellest? Mind ei ole nüüd järgi kloonitud, aga tõesti, mul võib-olla selline viimane äraandmine suurem oli, me tegime 12 tundi turundust. Eesti kõige suurem turundusüritus, mis kunagi tehtud oli, meil laivis tipphetkel 3600 vaatajat ja registreeris siis 11 300 ja Roland tegi seal avaettekande, väga-väga hea ettekande. Ja siis ma hakkasin turult saama ka, et solgid seda turgu mees, sa rikkusid ära selle turu, sa rikkusid ära koolitusturu, inimesed ettevõtted hakkasid ümber vaatama koolitust tegemise plaane. Ma ütlesin, et see sobib mulle väga hästi, kui lõppklient sellest siis tegelikult võidab. Selline turu rikkumine ja solkimine mulle sobib väga-väga hästi ja mida me siis teeme see aasta on järgmine reede, teen Priit Kallase Sven Nuumiga 8 tundi oleme järjest laivis, vastame inimeste turundusküsimustele, kõik erinevad valdkonnad, kus me midagi vähegi oskame. Oktoobris tuleb üks 12-tunnine, novembris tuleb üks 12-tunnine, detsembris tuleb veel üks 8-tunnine. Nii et turul tuleb väga palju kasulikku materjali ja ma ütlen ausalt, see ühel hetkel tuleb bumerangina ja ka rahana ja tuluna mulle endale tagasi. Et anna nii palju, kui sa jaksad. Kas sa siis paned ka Toggeli käima? Muidugi, mul kogu aeg Toggel käib, absoluutselt kogu aeg. Ei, ma igaks juhuks. Siis, kui ma õpin ise või loen, seda aega ma Toggelis ei jälgi, aga kõik, mis kulub podcasti ettevalmistuse, podcasti tegemisele, 12 tundi laivis olemisele, kõik on Toggeliga mõõdetud, sest lõpuks see peab ka äriliselt ka mulle ära tasuma. Ja täna tõesti need asjad nagu väga kenasti kokku lähevad. Viimane küsimus mul enda poolt, kui publikust keegi ei taha, siis aasta on 2050. Mis siis on? Mis mudel siis töötab? Kuna ma ei osanud ette näha ka koroonat, siis ma ei ole kindlasti õige mees ennustama aastat 2050.
aga ma arvan, et tähendab, kanalid muutuvad, see on selge. Inimpsühholoogia, ma julgen öelda, et järgmise 30 aastaga ei muutu, et ta ei ole muutunud ka tegelikult väga palju paarisaja aastaga, põhimõtted jäävad ikkagi samaks, siis sa pead inimesega looma selle suhte, selle usalduse ja talle midagi väärtuslikku pakkuma, siis ta on valmis sulle ka vastu andma. Kas see on lõpuks email, kas see on TikToki notification, seal ei ole absoluutselt mitte mingit vahet. Kanalid tulevad ja nagu kaovad, see on jumalast okei. Selge. Daami ja härrad, Timo Parval, aplaus! Aitäh!